sellepärast, et ta aitas mulle mitte ka inglise keelega, ta pole huvitatud mitte ka inglise keelega, vaid ka teiste asjadega, näiteks minu multikudega. Kuna ma talle ütlesin, et ma teen neid plastiliini multikut, talle nii see väga meeldis, et ta hakkas ka teistele seda näidata ja kuna sul on midagi veel teha, mingi mõte on, siis sa kohe pead seda tegema, et ta aitas mulle huviga, ta aitas mulle mõtelda nendes multikas ja sellega ma olen tänu talle. Aitäh Mona Mägi sellepärast, et ta mulle aitas plastiliini multikutega ja ma hakkan neid teid veel rohkem ja rohkem, parem ja parem. Ja kui uus multik on valmis, siis ma kohe näitan talle ka Facebookis või kus ta on veel. Et ta oma Facebookis ka sõbrad ja kõik ilma seda ta võib leida. Huvitatud õpetaja, mulle väga meeldis. Noor ja ilus. Ei vastale teda. Ta on ise väga erakordne õpetaja. Super! Naerusuine. Tegelikult on see õpetaja hullult lahe värk, et nagu iga tund meil saab hästi palju nalja, ta teeb alati meile tunnid hästi huvitavaks. Ja teinud võib absoluutselt iga tunni kohta, mis ta on rääkida oma loo, et need on alati hästi huvitavad. Sõbralik ja alati abivalmis. Parim õpetaja. Särtsakas ja alati energiline. Hästi rõõmsameelne. Kohutavalt armas. Kõige entusiastlik õpetaja. Kõige toredam õpetaja. Ta on hästi lahe. Sõbralik ja mõistav. Ta teeb lahedaid tunde. Hea südamlik. Äge õpetaja. Evelin Ritoril on hästi lahe, ta on hästi huvitav ja teeb hästi lahedat tunde. Väga lõbus niisugune, Hästi hea õpetaja. kõige parem õpetaja maailmas. Ta on üks aktiivsemaid õpetajaid siin koolis. Evelin on väga sõbralik ja Kõige parem õpetaja, ma arvan, koolis. on hästi positiivne kogu aeg. Ta mõistab alati, kui meil on, isegi me ei ole osa selgeks saanud, siis ta ütleb, et see on tema süda, nii et mitte ainult Seletab kas või 10 korda üle, et kõigil selgeks saaks ja alati aitab. Hästi nooruslik ja stiilne. super õpetaja. Et kindlasti jätka õpetamisega, sellepärast, et mõned isiksused on just loodud õpetamiseks ja sina oled kindlasti üks neist. ta oleks ikka edasi sama positiivne. Jätku samas vaimus. Parimat. Edaspidises elus head. Kõik hästi läheb. Jääge nooreks. Ta on sõbralik ja siis ta on ilus, korralik. Ta on hea õpetaja ja kena ka. Hästi tore ja sõbralik. Huvitav. Ta teeb väga huvitavaid asju. Normaalne, tark ja Hea. suud ja õpetaja. Kelvin on väga sõbralik ja tal on kogu aeg huvitavad tunnid. Ta oskab hästi õpetada, noor. Väga hea õpetaja, ta mõtleb alati midagi uut välja järgmises tunnis. Ta on väga tark. Ta on ilus, ta on tark ja ta on sõbralik. Ta ei kisa ega... Ei karju. Igal poole loodusmatkale meid. Igasugused hästi lahedad katsed ja igasugused asjad. Aitäh, et sa meil olid õpetaja. Et ta jääks siia kooli edasi. Et ta jääb siia kooli edasi õpetajaks. Läks kõik hästi. Palju edu talle järgnevas elus. Tuleks tagasi. Ela hästi edasi. Et ta tuleks kunagi meid ikka vaatama siia tagasi. Kui ta ära läheb, ta läheks hästi. Ta on väga tore õpetaja ja ma soovin talle head töökohta. Ta ei satuks, et ta ei muutuks mingiks paadianuseks või niimoodi. Et tal läheks elus kõik hästi ja looks omale laheda pere. Õpetajat iseloomustab hästi rõõmsameelsus ja see positiivne energia, mida ta iga tund nagu meisse süstib, et me saame hakkama ja me teeme kõik, mis vaja, et kool lõpetada. Hästi hea südamega inimene. Hästi innustav, et kui ütledki talle, et ma ei oska seda, siis ta alati ütleb, et sa saad sellega hakkama. Et mingi ärkab kell 5 üles, selleks on meie kirjandeid parandada ja
hästi tagasiside on hästi tähtis tema jaoks. ta näeb hästi palju vaeva. Selleks, et meie areneksime. Ma mäletan, kui ta tuli meil 11. klassi, see oli 11. klassi, 11. klassi alguses ja siis esimene tund meil oli see, et meile anti kohustuslikku kirjandust. Ja esimese tunniga, kuna meil oli tsükliõpe, siis ta mõtles, et me oleme hästi tublid lugejad, igatahes meie kohustuslik kirjandus oli nagu väga-väga pikk, mida me üheks eales suutnud ära lugeda. 7 nädalaga sul oli vähemalt 7 raamatut. Ja need raamatud ei olnud nagu lühikesed, need olid väga paksud, osalised. Ja siis ta oli nädalavahetusel vist teiste õpetajatega konsulteerunud ja siis ta sai aru, et ta ei saa minna ära kappa selle lugemisega. Ja siis ta ikka tõmbas seda kohustuslikku kirjandust rohkem kui poola vähemaks. Ja me pidime lõpuks 3 raamatut. Jah, tsüklis. Ja siis ta tegi ka hästi palju kokkuvõtteid ise meile teistest raamatutest. Vaatasime filme. Ta oleks väga tubli edasi. Ta saaks hakkama, et ta läbi ei põleks. Ükski teine õpetaja ei näe nii palju vaeva kui tema. Ja ta võib vabalt tõmmata enda taset allapoole selleks, et mitte läbi põleda. Ta oleks sama positiivne edasi, et ta annaks endiselt seda energiat kõikidesse teistesse julgustaks, sest see annab väga palju kaasa. Ja ta õpetab hästi ja annab palju materjali õppida. Pahalne õpetaja. Palju nalja. Kui meil on näiteks omad naljad, et siis ta saab nendest aru. Ütleme nii, et kõik tunnid on naljakad. Tore, abivalmis, teda aitab siis kui vaja ja õpetab hästi. Ta on lahke. Ta on lahke, ta lubab meil palju teha. Ta on hea südamlik. ta suudab hästi häid süsteeme välja mõelda selleks, et nagu paremini hinnata ja nagu korda majja saada. Ja siis ta rääkis täna naljaka loo, et kuidas ta sai väiksena kommi ja siis pani kõik need kommipaberid kamina taha. Siis kui kamin lahti lammutati, siis need kommipaberid tuli välja. Ja siis vanemad said teada, et ta sai kommed. Ja kui alati on mingid tööd näiteks, siis enne me kordame mitu korda ja ta aitab meil kui vaja. Kui midagi küsida on, et siis kohe lähed tema juurde, siis ta ütleb. Teeme tõsiselt palju töölehti. Meil juba vana eesti keele õpetaja oli, siis me näiteks ei kutsutud mingit kirjanikke ja nii, aga temaga on mitu korda olnud nii, et on kellegi tuttava kutsunud või midagi. On nagu hea, aga kui vaja, siis on ka kuri. See hindamissüsteem. Jaa, see kleepsusüsteem, see on väga hea. Isegi poistele meeldib see paljudele. Kui on mingid arv kleepsi täis, siis saab tunni näiteks robotunni, ükskõik mida teha tunnis võib. Jah, ja ta lubas, et kui klassi keskmine hinne tuleb aasta lõpus üle 4, siis ta teeb meile koogi ja inimene on loodud ikkagi töötama. Tahab, et laps saab targaks. Õpetaja Kersti on väga tore, täiesti ausalt, sest et ta meeldib terve meie klassile ja meil saab alati nalja koos ja me õpime ja ta teeb nagu õppimise huvitavaks, tal on igast erinevad siuksed õppemeetodid, mis ei ole siukene, et okei, nüüd istume maha ja tuubime kõik ilusti, kõik faktid selgeks ja siis teeme kontrolltöö, kes kahe saab selle parandada ise. Ma olen sama, et ta on hästi tore õpetaja ja ta võiks tagasi tulla. Mulle lemmik õpetaja. Ta meeldib meile. Ta on äge, ta on äge. Ta on äge, jah. Elurõõmus. Tore. Selline, ta armastab oma tööd. Huvitav. Äge õps. Äge õps. Lahe õpetaja. Hästi lahke. Määrab palju. Hea õps. Seda tundi ei tahaks igavusest ära surra. Ta on väga chill. Tore õpetaja. Õnne. Hästi seletab. Ta on nagu kõigiga võrdne. Väga lahke ja abivalmis. Lahe. Meeldib lastele kindlasti. Jää siia, las ta jääb siia. Las ta jääb siia. Sul on rohkem elukogemusi ja nüüd saad teismelistega rohkem hakkama. Nüüd ikka pärast tagasi. Või tagasi. Ja see peab tagasi tulema. Ma soovin talle kõike head, et tal hästi läheks. Palju edu talle. Et tal läheks kõik hästi ja et tal oleks lahe seal Hollandis. Jää mind mäletama.
kuidas ma ütlen, vahest on ta normaalne, vahest peas keerab tal. Ja millal ta teeb seda liigutust? Siis kui ma aru ei saa või kui ta mõtleb. Vastutulelik kindlasti. Oma põhimõtetega, et kui sa oled tema vastu normaalne, siis on tema sinu vastu ka normaalne. Siuke lahe, sell, sõbralik, oskab tundi põnevust teha. Sõbralik, lahe, aus, tark. Õpetaja niimoodi oskab õpetada ja niimoodi. Ma soovin talle head uut lipsu. Häid klassi, karp püsti hoida. Ma loodan, et teile minusugused õpilased tulevad. Olge sama lahe edasi. Et tehaks ükseks nagu ta on. Äge. Et ta ei muutuks teistsuguseks. Et ta oleks see, kes ta on ja õnne. Jätkaks samas vaimus, et ta oleks sama stiiliga edasi. Õpetaja Kadri, see on täiesti normaalne õpetaja, mulle ta meeldib, üks lemmikutest. Ta on parim õpetaja, kes üldse olla saab. Super õpetaja, hästi tore, aga meie lemmikust. Siiamaani mulle Kosakoolis ühtegi temalaadset õpetajat veel olnud. Särane, hästi hea õpetaja, uuendusmeelne. Omapärane. Ongi, rõõmus. Ma liitsin ühe sõna. Palun. Miinusmäe külg. Lõpus õpetaja. Lahke. Hoolib igast õpilastest. Iga tund on väga eriline. Alati kõik tunnid on väga erilised ja rõõmsameelsed ja... Seepärast, et ta tegi neid aktiivseid koolitöid ja küpsetas kooke. Ta on hästi siuke mõistev. Ta on siuke tore ja organiseerib palju asju ja õpetab hästi, ta on lahke ja... Tore õpetaja. Oskab tundi korraldada. Teised ei oska? No oskab küll, aga mitte nii hästi. Mängime palju ja... Mängime ja õpime sama palju. Ta nagu teeb hästi selgeks kõik. Jah. Tore õpetaja, kahju, et ära läheb ja võiks veel üks aasta olla. Tule tagasi. Et ta meid ei unustaks. Miks ta ära läheb? Hästi mõe. Kas jääd igatsema? Jah. Jõudu ja jaksa edasi. Võiks ka öelda, et kivikotti ja äkki läheb hea kord paremini. Palju edu. Kõik läks ta hästi järgmine aasta. Kõik läks edukalt. Minu Kinter on selline teistmoodi õpetaja, et paneb õpilastele hüüdnimesid ja temaga on õppimine väga lihtne. ta ei anna eriti palju õppida, on selline naljakas inimene. ta on alati väga rõõmsameelne ja ta kogu aeg naerab. tal on äge soeng ja imelik soeng on, aga muidu on suhteliselt normaalne õpetaja. Minu arust oli üks naljakas sündmus siis, kui ta Roberti saatis pahandamist ja saatis ümber maja teda jooksma. Ja siis ükskord pani meid koolimaja aknaid lugema. Ta mul veerandit kahte panna, kuidas ta julgeb? Päris hea õpetaja. Teeb hästi palju filmitunde. ja väga kahju, et ta ära läheb. Kui ta lõpus hakkas õpetama, on hästi. Ma loodan, et see on meiesuguseid ja soovin talle palju paremat õppimist. ole sama naljakas edasi ja kasvata lokke. Tark. Ja üks on kindlasti tark. Liiga tark ja... Kõik oskab. Et noh, niuke vastupidav, et ei lähe niimoodi närvi. Ikka rahulik, suudab hakkama saada asjadega. Tuleb toimuma asjadega. Läheb kõik hästi. Noh, tarkust on nii palju, siis ei saa halvasti minna, ma arvan. Ole ikka sama lahe edasi. Edu jah, kindlasti. Et ükski õpetaja ei ole nagu
nii mind nagu õppima pannud, kui matemaatikaõpetas. Need tunnid kuidagi niimoodi, ma ei tea, lihtsamaks läinud on. Ta on hästi sõbralik ja saab aru temaga hästi. Et näiteks põhikoolis mul oli nagu hoopis rohkem raskusi matemaatikaga, aga nüüd nagu ta suudab selgeks teha. Väga tore. Mille poolest? Hea, sõbralik, rahulik, hästi õpetab, arusaadav. Kõige probleemil on siis saab kohe küsida, et ei ole seda, et kas ma nüüd lähen julgen, et äkki ma saan kere peale umbes. Sest kui ma tulin gümnaasiumisse, ma ei osanud mitte midagi matemaatikast. Ja tema suutis mulle õpetada seda. Ja ta nagu teeb nagu, ta õpetab nii, et ma nagu tahan seda teha. Ta saab oma tööga väga hästi hakkama. Ma ei oskaks nagu paremat matemaatikaõpetajat hakkama, sellepärast et kui mina suudan praegu matemaatikat teha, siis oskab igaüks. Ja ma arvan, et tal on nagu eriline võime kuidagi, eriti lolli, kes ei oska isegi matemaatikas mitte midagi nagu isegi mind õpetada, siis ma arvan, et ta peab ikka olema suurepärane õpetaja selleks. Õpetaja on väga loov, selles suhtes, et ta tahab, et õpilased saaksid paremini hakkama. Ta tuleb mulle alati vastu, aga ma pean selleks ise ka nagu püüdma, et ma teeks selle nagu korda. Ma olen temaga 5 tundi õppinud matemaatikat järjest. Ma olen kõige vähem istunud 6:30 õhtul matemaatikat õppinud. Ta on minu jaoks kõige lemmikumaid õpetajaid, sellepärast, et ta väga hoolega valmistub tundides ette ja ta teab täpselt, mida ta teeb ja ta oskab tundi väga huvitavaks teha, et kõik tahavad teda kuulata ja tahavad teada, mis edasi saab. Ta on hästi noor, energiline, tal on head mõtted, tund on alati hästi läbi viidud. Ta õpetab hästi, pöörab õpilastele piisavalt palju tähelepanu. Kõige tore õpetaja. Kes ei mõtle nagu, et ta on nagu mingi hästi kõrge isik, et meil on nagu algu, et võtab end nagu omadusega. Läheneb individuaalselt inimesele, et ei ole kõik üks mass ja tund on väga hästi läbi mõeldud ja ettevalmistus töö on tal kindlasti väga suur. Kui keegi ei saa aru, siis ta nagu siis ta ikka selline. Rõõmustad niimoodi, et mingid, ja nüüd te teate seda, te olete nii tublid, jee! No mina ei saanud üldse enne nagu ajalootundides, mind ei huvitanud see üldse. Teen riigieksami. Jah, ma teen riigieksami, muidu ei teeks. Muidu ta teab väga täpselt, kuhu ta minna tahab ja ta on selleks tööd teinud ja vaeva näinud ja see lähebki täpselt niimoodi nagu vaja. Ütleksin ka, et meil on väga head ja vitaalid. Kui ma teada sain, et meie koolist ära läheb, siis ma mingi mõtlesin, et ma hakkan nutma. Et ta oleks sama hea teises koolis. Olgu see, kes ta on, ärgu muutu. Ma soovitan talle sedasama, mida soovitab meile, ehk siis oma unistuste poole pürgida. Et ta läheks elus väga hästi ja et ta oleks õnnelik. Ta saaks oma kooli reformid ära teha. Ma ütlen lihtsalt, et noored kooliõpetajad on parimad.